Üks mu hea sõbranna tuletas mulle täna hommikul väga kogemuslikult meelde seda, kuidas ikkagi kõik meie, kes me human design'i järgi oleme vastavad tüübid, ehk siis kõik, kes ei ole manifestarid. Et kuidas tegelikult ikkagi eluline maagia leiab meid siis, kui me laseme asjad vabaks, laseme elul voolata. Ja et kuidas ikkagi, kui sa oled sakraalse tüübi esindaja, siis seesama oota, et vastata. Ole avatud, ole kohal, sära ja märka, milliseid võimalusi elu sulle pakub. Projektorina needsamad tunnustavad kutsed. Neid tuleb ja neid tuleb teinekord väga palju rohkem, kui sa aimatagi oskad ja teinekord täiesti ootamatutest kohtadest ja mitte kõik nendest ei ole alati ära pakendatud sellise formaalse kutsena, ei tule sellise ilusa ümbriku ja kulleriga ukse taha. Mõned nendest on mingites suvalistes hetkedes, siltides, viitades, laulusõnades, võib-olla ka mingis sisemises tõmbes millegi või kellegi suunas. Teinekord võib tunnustav kutse sinuni tulla ka läbi mingisuguse suvalise sotsiaalmeedia reklaami või mõne sõbra kirja. Ja kui sa oled reflektor, siis samamoodi sama teema. Elu pakub sulle võimalusi. Inimesed pakuvad sulle võimalusi, nad kutsuvad sind, nad näitavad sulle midagi, nad toovad nähtavale mingid võimalused ja sul tuleb siis võtta hoolsalt aega, et tervikpilt kokku panna ja teha siis tasakaalukas otsus. Aga kui oluline ikkagi on meil kõigil, kes me ei ole need algatavad tüübid, suhtuda väga teadlikult sellesse mentaalsesse ärevusse ja sellesse, kui meil tekib see selline tung, et nii kui elu loob mingi tühjused, siis see tuleks hästi kiiresti ära täita mingite algatavate asjadega, et lähen ja surun läbi ja teen mingi plaani ja lähme korraldame ja push ime. Ja jällegi on suur kunst hakata siin eristama seda vastupanu, mis on selline loomulik, selline kasvamise arenguga kaasnev värk. Ja teisest küljest sellist elulist vastupanu, kui elu ütleb, et kuule ei, nagu see pusle ei lähe kokku. No see tükk ei käi siia pilti, oota natukene. Lihtsalt nagu püsi paigal, ära ole nii kärsitu, las ma näitan sulle kas õiget tükki või hoopis teist pilti, kuhu see tükike sobitub. Ja igal juhul ma tundsin, et ma tahan seda sellist väikest meeldetuletust jagada sinuga, mine sa tea, äkki just praegu on sul ka vaja seda sellist tule tagasi, hinga sügavalt sisse-välja, ole kohal ja märka, mida elu sulle toob ja pakub ja ära aja ootust segamini läbikukkumisega.